Tere, armsad kuulajad ja vaatajad. Järjekordse podcasti äärde tulnud ja meil on täna jälle külaline. Me oleme stuudios ja meie külalist tutvustab Kirsti, sest tema teab natuke rohkem temast. Tervist ka minu poolt kõigile. Rõõm näha, et Elu 50+ podcast on jälle täies hoos ja kuulajad loodame, et olete kohal. Aga meil on tõepoolest täna selline tore külaline, kes tegelikult isegi ei vaja ilmselgelt tutvustust selleks. Ma kuidagi kahtlen, et Eestis sind nii tuntakse kui armastatakse, aga tere tulemast, Taavi Eelmaa. Tervist, tervist. Rõõm tulla. Kuule, aga kui juba läks selleni, et tuleb tutvustada, siis ma küsin kohe oma lemmikküsimuse siia alguse ära, et aga kes sa oled, Taavi? Räägi meile. Kassimeister. Katsemacher. Raske muud öelda, väike ettevõtja. Eelistan vaikuses elada. Milline veel identifitseerida? Kasutan mõõdukat internetti. See vist ongi see, et ega mul vist muud ametit, kui meil kõigil see üks amet, ehk siis ettevõtte juhatuse esimees ei ole. Ja see on väga hea. Aga sellest ma küsin kohe, et sind ju siiamaani tegelikult mäletatakse, tuntakse nagu näitleja Taavi Eelmaana. Et mis see sulle endale ütleb? Ja, seda on ette tulnud. Ja ma olen näitleja ametit pidanud ja üldse mitte halvasti. Ja noh, eks seda siiamaani, see jääbki ka kõlama nagunii, et eks ma võtan seda näitlejat praeguseks hetkeks kui vist vaimukat hüüdnime, et kedagi, kes hüütakse näitlejaks, pole üldse paha hüüdnimi. Aga jah, ilmselt see jääb saatma ikka päris palju ja see on mulle olnud elus oluline periood. Aga nagu kõik olulised ja eriti just head asjad neil on algus, peab olema keskpaik ja ka nad peaksid otsa saama, sest muidu poleks nagu loomulik. Et igal asjal on oma kaar ja mul on kuidagi nüüd nii, et see kaar on lõppenud juba mõnda aega tagasi, päris kaua tegelikult. Ega ma ei ole nüüd klassikalisel viisil näitleja ametit, ma ei ole pidanud pea juba varsti 7-8 aastat ikka. Et ma sellisel viisil nagu näitleja tööd enam ei tee. Aga kas sellest oli nagu kerge selles mõttes loobuda või kas ta tuleb su nagu tavaellu veel? Kas sul on endiselt rolle, mida sa mängid oma elus? No kes meist ei mängiks mingisugust, tuleb võtta isegi poissmehe rolli, ema rolli, tuleb vahel lõket teha, tuletõrje rolli, et selles suhtes ega see nagu ei ja lõpuks see võib-olla see ülim tipp on mängida Taavi Eelmat oma elus. Et ütleme sinna on see, võib see mõttekäik viia. Neid rolle leiab päris ilmselt rohkesti. Ja. Aga tahad sa rääkida meile ka seda, et sa ütled 7-8 aastad, aga mis sind nagu, miks sa loobusid sellest, mis sind nagu pani muutma? See oli üsna sükene vaige, ma teadsin küll, aga kuidas ma ütlen, ma muutusin nii palju esimas, kuna inimene areneb, ma pean ikkagi, olen täiesti, see ei ole mitte uskumus, vaid see on täiesti, tavaline mõelda, et inimene ikkagi areneb elu lõpuni ja tal on oma arengustaadiumid. Ja need on ikkagi, kuna nad on ikkagi staadiumid ja etapid, siis nad on erinevad. Ehk loomulikult jääb teatud isiku omadus või teatud meelelaad või isiksuse omadused, mis saadavad inimeste elu lõpuni, terve elu jooksul, aga ikkagi nad natuke teisenevad ja mingi osa minust kaotas, lihtne on öelda, mitte huvi,
mitte huvi, kindlasti mitte, sest ma pean näitlemist ja teatrit praegugi väga toredaks asjaks ja vahva asi ja suurepärane ja oskan ka nõu anda selles ja käin mõnikord ka vaatamas ja elan kaasa. Aga ise teha ei taha. Ehk siis võib-olla, kuidas see oleks ilus lause öelda seda, ütleme, ma ei taha avaneda enam inimeste ees nii palju nagu hea näitleja seda tegema peab. Ehk siis teatav intiimsuse aste on just nimelt enda näitamises. Et ma ei näita seda, ma ei taha. Mitte, et mul oleks seal, see ei ole mitte sugugi kiuslik või pettunud, vaid ma olen veendunud ja ka tean seda, et väga palju asju arenevad välja inimeses nii-öelda kaabu all, ehk siis hermeesises, kui peenemalt öelda, ehk siis varjatuses. See enda sees on ju. Just. Ja kui seda väga palju avada liiga vara, siis ta kaotab, ta jääb sinna, kuhu ta jääb, tal ei arene õit. Ja näitlemisega juhtus siuke asi just. Ja seda kestis mõnda aega loomulikult. Ega see siuke pööre elus ei ole sugugi kerge ja väga paljudel, kel võib-olla oleks samasugune probleem, pole see lihtsalt enam võimalik. Minu antused, mis tol hetkel ja mis ka praegu on, mõnes mõttes, kes peab nõrkusteks, kes suutsid ma ikkagi keerata tugevusteks, et mulle tekkis see võimalus muuta oma elu loomulikult riskides. Ega need hirmud välja kujunenud eluviisi täielikuks muutmiseks, ega need hirmud ei ole väikesed. Alates olemasolemisest kuni olemiseni, ehk siis tõesti olla küll, aga kuidas ja millise kvaliteediga. Ja teiseks, kas ma olengi võimeline midagi muud tegema kui näitlema ja see on tegevus, mida ma teha väga ei taha enam. See on üsna nutune perspektiiv elamiseks. Aga tead, see on tegelikult väga ja selles mõttes teema, et me oleme siin ju hästi palju olemegi käsitlenud seda, et sellised uued algused, uued võimalused ja kõike seda, et pool elu on veel ees ja mis kõike võib veel teha, on ju selles vanuses, et aga kui sa ütlesid, et nagu hirmud, vaata, vahest öeldakse ka seda, et inimesed ütlevad mingil hetkel, et ma juba hilja, ma olen juba liiga vana, kõik on ju, et kas need on ainult hirmud, kas seal on mingi, kas tekib mingi laiskus vanusega, mis need tulevad, mis sinul oli? Ei tea, minul oli tungiv vajadus oma elu muuta ja ma olin sisimas muutunud ja ma pidin midagi tegema, sest see kõik rõhus mind. Ja minu kõige olulisem asi oli mõelda seda välja, kuidas ma oma elu elatud saan, ehk siis kuidas olemas olla, hästi praktilised mõtted ja need hirmud olid see, et kas ma oskan üldse midagi muud, kas mu kognitsioon võimaldabki tegeleda alates dokumentide vormistamisest kuni asjade ajamiseni, mis tunduvad küll, et mis seal on, tee ära ja aga see kõik minule oli see võõras ja tekitas ärevust ja ma olin ka aldis sellisele nii-öelda ega mul peale hakkamine väga selline tugev ei ole kunagi olnud, aga siiski olen ma ajapikku ainult jällegi samm-sammult olen ainult imestanud oma ülisuure võimekuse üle. Super! See on kaugel, see on muidugi tõesti nali, sest me teame, kes on tegelikult võimekas, aga siiski mul on õnnestunud mõned asjad ise teha, mida ma arvasin kunagi, et ma mitte kunagi ei saa hakkama. Need puudutavad eelkõige just nimelt sotsiaalset sfääri ja tõesti asja ajamist. Aga ma küsin korraks veel kiiresti selle aja perspektiivi mõttes, kui vana sa olid, kui selline tunne hakkas tulema, et tahaks midagi muud? Ma pidin muutma, ma arvan, et see oli 10 aastat tagasi, kuskil natuke 40-50 vahel. 30-aastane Taavi tegi ka asju, mis ei olnud üldse mugavustsoonis. Näitlemine ei ole mugavustsoonis, sellepärast, et see on väga keeruline. Ja nüüd 50+ klubi Taavi tegelikult saab ju ka uuendustega hakkama. Mis siis 30-se Taavil oli nagu see, et ma saan hakkama ja kuidas siis nagu see 50 lähemale siis, kui sa ütlesid, et kartsid, et äkki ei saa hakkama. Kuidas see nagu, Taavi, see noorem Taavi ju läks ju
absoluutselt ühes monotoonselt ja väga kitsas sfääris, mis tähendab seda, et jah, ühes nii-öelda kitsas vaos, aga kui see 30 sealt vaast välja tõsta sinna kõrvale, nii-öelda peenralt aeda tõsta, laua taha panna, küsida midagi, ei oska ta midagi vastata ja vaata, et hakkab tihkuma. Aga mis sa soovitaksid praegu sellele 30-sele Taavile? Katsu vabaneda alkoholismist nii kiiresti kui võimalik. Ehk siis ma ei tea, kas alkoholismist saab vabaneda, aga alkoholismi sümptomeid nagu täielikult kupeerida, et sellest ei tule lootust, sellest ei tule, see liigub ainult ühes suunas, siis mine õppima, kohe hakka tegelema programmeerimisega ja katsu pöörduda ikkagi leida endale alternatiiv, mis sind köidab mitte aeg-ajalt, vaid igapäevaselt. Leia endale nii-öelda tegevus ja teiseks pöördu tegevuste poole, mis ei vaja enda ümber kollektiivi. Ehk siis keskendu millelegi, mida sa saad teha omaette ja hakka mõtlema näitlemisest loobumisele. Juba 30-selt. Ja ma ütleks talle selle kohe, et hakka vaikselt otsi kokku tõmbama, sest see läheb sul käest ära. Kuule, räägi meile veel seda, need on väga head soovitused, ilusad soovitused ja tegelikult on nii kihvt nagu mõelda, et aga seda võimalust meil harva enam on. Ja samas on ka see, et tagantjärgi on hea nagu targutada ja öelda endale ja ma olen mingite asjade kohta öelnud, et issand appi, et ma ei oleks neid iial hakanud tegema, kui ma oleks teadnud, kui hull see on või mis pressist sa pead läbi minema. Selles mõttes, et mingil määral see teadmatus on ikka ta jube hea, mis meil nagu noorena on, aga räägi veel seda, sa ütlesid, et sa oled kassimeister, on ju, ja me oleme siin kuulnud ka ja näinud ja mõned on rohkem kiisusid paitanud veel, aga räägi, kuidas sa üldse nende kasside juurde siis nagu jõudsid, et hakkasid otsima õnne või? No eks me õnne poole liigume kõik, aga ma otsisin tegelikult väga praktilist asja, ma otsisin käelist tegevust, mida ma saan talveõhtutel toas teha. Ja mis mis mulle meeldiks, mis mind naerma ajaks. Ehk siis, mis ei oleks nüüd niimoodi, mis tõesti nagu inspireeriks. Ja siis ma hakkasin neid kasse valama. Kohe läksid kasside juurde või? Jaa. See oli ühesõnaga täiesti juhus, et sa ei mingeid muid asju ei katset. Ma mõtlesin, et kui mida, siis kui üldse midagi, siis ainult kassi, ainult kipsist ja täpselt nagu sellist, nagu nad on. Täpselt selline ja ma teadsin juba. Kust sa teadsid seda? Intuitiivselt. Ilmselt ma teadvustamatuses teadsin kogu aeg, et see saab olema kass ja et mul ei olnud sellega mingit nagu otsustamisega valikuprintsiipi. Ma ei seisnud nagu lõhkise küna ees kordagi. Ei tulnud koera, tõesti. Rebast ja elevanti. Ei, kindlasti mitte. Mitte. Absoluutselt. Ja ma otsisin käelist tegevust ja kui ma nüüd meenutame kõiki neid soovitusi iseendale, siis need kõik nagu jällegi seal nagu mõnes mõttes ärkavad ellu need soovitused. Ehk siis häbi oleks mõne aine mõju all seda kassi teha, mul oleks süütunne kassi ees, aga ja teiseks seda saab teha oma ette, see teeb suurt rõõmu ja ta õpetab kogu aeg midagi tegema, sest ma alustasin ikkagi vormide tegemisest ise, poodi minekust, silikooni otsimisest. Ja kõigepealt muidugi küsisin paarilt inimeselt nõu ja segasin vormid, eksisin mitmeid kordi, tulid siuksed nagu tulid, ehk siis oma käega tehtud, need on need kõige armsamad, lasta olla siin, see pragu, see nina natuke viltu. Mis su esimene kass oli, mäletad veel või? Või nagu esimene kõige armsam, ütleme nii? Tead, see oli... Eks ta süke oli, täpselt nagu see ette mind kujutada. Kas on nagu kõik asjad olid olemas, jalad ja kõrvad ja silmad? Ei ole.
kindlasti mitte kohe, kindlasti mitte, aga noh, ja tead, ma tegin neid, ega mul ei olnud mingit plaani nendega, ma tegin neid, ma seal värvisin nad ilusti nagu oma käe järgi ära, panin õue, eks nad lagunesid vihma käes ära ka ja ega mul ei olnud alguses isegi lakitud, nad olid selline värvidega üle tehtud, sinine ja punane ja värvilised. aga ja siis ma panin need, siis ma vaatasin, et miks nad siis ära sulavad, ma panin lakki peale, siis ma hakkasin juba otsima materjali, et mis on see siis õues ja kas ta üldse hakkabki õues püsima, siis on nad toas hakkas neid üle jääma järsku. Tuba oli kasse täis. Panna, hakkasin jagama neid ja siis juba jällegi hea nõuandja, et siis pane neile siis natuke mingi rahanumber ka juurde, et mis sa siis niisama annad, et ei taha võttagi sult vastu. Ja siis kuidagi kujunes ja nüüd ma olen, kuna ma ikkagi jäingi neid igapäevaselt tegema. Ma olengi teinud, muidugi ma teen muid asju ka, aga no kui ma ikkagi tegelen kassidega iga päev. Mind kõnetas üks asi, ma tegin väikse eeltöö. Väga hästi öeldud, mul väga meeldis see. Olen jõudnud väärikasse eluetappi, mis tegeleb olulisega. Sinu sõnad ERR-ile. Tookord küll ilmselt selle sinu kirjutamise kohta, et sa, eks ole. Kas see kasside asi on ka see sama? Jaa, olulise all ma pean silmas seda olla tasakaalus nagu, ega meil on ainus ülesanne inimesena. See on elatada ennast ja see katsuda säilitada ju selle juures ka rõõmsat meelt, nii palju kui võimalik. Ehk siis need kaks asja tasakaalu viia on inimene tegelikult teinud ära kõige suurema töö. Sest ma ei usu näiteks inimesi, kes... Miks ma nii, see kõlab võib-olla enesekeskselt, et aga inimene ise on ainus asi, mida ta muuta saab. Nii palju kuivõrd. Kõike muuta ei saa. Kõike muud jällegi on kõige lihtsam tegeleda kõige muutmisega, sest sellel ei ole kunagi tulemust ja sinna on kerge minna. Iseenda muutmine on palju raskem. Aga kui see õnnestub, siis see on loojale väga meelepärane. Sellepärast, et ega ta muud ülesannet ei ole meile andnud. Kõik muu on kõik muu. Võib teha... Isegi ütleme inimene, kes väga suuri globaalseid probleeme lahkab või võitleb või seisab nende eest ja sunnib meid nende olulisuses nõus temaga olema, tekitab minust kahtlust, sest kui ma näen, et oma elugagi hakkama ei saa, et see, mida käsivars kannatab, et ega siin ei ole muud kui teha seda, mida käsivars kannatab ja mis teeb rõõmsat meelt endale, sest siis, kui ta teeb endale, teeb ka ta teistele. Sest siis sa oled parem inimene, kui sa oled rõõmus meel. Ma olen sinuga muideks nii nõus, ma olen ise ka mõelnud, ma olen näiteks teiste sõnadega defineerinud, aga mõte jääb tegelikult suht samaks. Ma olen öelnud, et elu mõte on olla õnnelik ja armastada, on ju. Nii ta ongi, olla rahus, rõõm ja rahu on. Jah, rõõm ja rahu on, jah. Sest ka kõigile muule on oma aeg. Isegi üks mu lemmikuid või selliseid meest, keda ma ka tsiteerin või mõtlen ta peale, tema eluviisi peale, ameeriklane William Burroughs, kirjanik, kes oli eluaegne oopiumisõltlane, selle nii-öelda Beat Generationi selline suht isa figuur senna ja väga ekstsentrilise elulaadiga, kes tõepoolest kaldus liialdustesse nii elus kui loomingus, aga see kõik on väga vaimustav, sest ka tema on öelnud, on aeg liialdada ja on aeg mõõdukas olla. Mina võtan sõnast kinni, mina ei lase sind ära nüüd üldse siit enda vestlusest. Mu enda muutmine. Mina olen 29 aastat olnud sõltlane, nüüd 9 aastat kaine. Sa mainisid ka, et sul oli alkoholismiga see.
kui ma ei tea, mis seisus, kas sa tarvitad praegu üldse alkoholi või ei tarvita, ma seda ei ole jõudnud su käest küsida. Kui raske on või aru lõpuks saada, nagu sa ütled, et on aeg teha lollusi, eks ole, ja sa avastad järsku, et see tegelikult on läinud üle käte ja see on nagu raske ja ma pean midagi tegema. Sa leidsid selle jõu? Ega mul läks terve elu selle peale. Selles mõttes ma olin sõltlane juba 20-aastaselt. Ma pakun nagu sest mul läks kuidagi see niimoodi. Piiri oleks tahtnud pidama hakata juba 30-aastaselt, aga ma ei taibanud seda küll, ega see ongi väga raske. Ja ütleme, praeguseks ma ei tarvita alkoholi ja selle muutuseni jõudmiseks, täieliku muutuseni jõudmiseks, eks ma hakkasin sellega seal kuskil 40 alguses aktiivselt tegelema. Ja alles 50-ndateks võin öelda, et see on nüüd möödas. See oli möödas sel hetkel, kui ma sain autojuhiload. Väga hea. Sest ikka nagu keegi ei pääse sellest tõvest nii-öelda kukkumisteta. Siis selle 10 aasta jooksul ikkagi mul olid need mõned korrad olid, aga need olid nii rängad ja iga kord aina selgemad, et ühel hetkel see ka jääb viimaseks. Ja ma kuidagi, ühesõnaga ma liikusin selles, tõesti, kui sa enne mainisid, et seda, et meie teadmatust annab meile teatava jõu, siis kui keegi oleks mulle öelnud 30-selt, et sul läheb 10 aastat, kui see kohe, siis võib-olla läks 5, aga nüüd, kui sa jätkad, siis läheb sul 10 aastat sellest lahti saamiseks. Nii et sa saaksid elu üldse nautida, üldse rõõmus olla. Et sul läheb 10 aastat, ega ma ei tea, kas ma oleks alustanud. Ma arvan, et ma oleks võib-olla ka jäänud siin. Mina ei oleks kindlasti. Ma tean seda, ma olen nii palju analüüsinud seda, mina juba ka 40 pluss täpselt tegelema sellega. Ja ma tean seda, ma olen mõelnud seda, kui mulle oleks varem keegi öelnud, et kuule, et tegelikult see asi lõpeb sul katastroofiga, eks ole, ja tegelikult sa ju ei ela elu, vaid sa kuidagi veatad ja lohistad. Et siis ma arvan, et ma ei oleks. Ma oleks mõelnud noorena. Tõesti mingi 1,5 aastaga ei saaks? Jah, kuidagi hakkad kauplema. Aga ei saa, tõesti, seda ei saa. Ja teiseks sellel tasemel sõltuvuse peab, see teadmine ei piisa, see peab olema nagu täielik isiksuse ikkagi nii-öelda ümber struktureerimine. Ja see mul ka toimus, ega sellest mehest ei ole enam mitte midagi alles. Mitte midagi. Seob ainult passis nimi, mis on ka välja mõeldis, et keegi on välja mõelnud. Keegi, nemad mõtlesid. Nemad mõtlesid. Kelle vend? Et see nagu, mida umbes läheb, ega ta raske on, aga kui sellest lahti saab, on see õnn topelt. Aga see on tegelemine kuni surmani, on ju? Vaata, ta ununeb. Aga see on siis, kui sa oled harjutanud endasse nagu virtuoosseks selle, et siis, et tavaliselt ka selle alt ilmub välja, need on sümptomid, alkoholism on teatud sümptom, seal all on mingi muu närvilisus või asi, mis tuleb siis, millega tuleb siis tegeleda ja siis ta kaob meelest, ega mina ka ei tunnist, selles mõttes ei sisenda, ei sugereeri endale iga päev, et ma olen alkohoolik ja sa ei tohi, ma ei pea mõtlema selle peale. Ja mul on täitsa ükskõik, kui ma selle peale ei mõtle, siis ma ei ole alkohoolik. Ja kui ma ei tegele sellega, siis ma ei ole. Ja ma nagu selles mõttes ei kanna seda, ma ei taha seda, sest ma olen näitleja, ma olen õrna hingega, olen olnud näitleja, et kui ma midagi sugereerin endale, siis ma jäängi uskuma. Ja kui ma iga õhtu ütlen, et ma olen alkohoolik, siis ma äkki olengi. Kui ei olegi muutust toimunud. Aga mulle väga meeldis see, mis sa praegu ütlesid, sa ütlesid niimoodi kogemata enam-vähem, et ma olen näitleja ja see on see, mida mina kahtlustan siiamaani, et korra näitleja, alati näitleja, et kuuleda sul jääb, on ju. Mine tea. Selles mõttes, et ma ei ütle, ma olen õppinud ka seda, et never say never, et iga asi, mida sa väga rangelt, mulle ka ausalt öeldes igasuguste reeglite puhul nagu tekitab küsimusi, on see siis poolt või vastu, et kas tuleb ikkagi sätestada seda, kuigi see on positiivne, et mida alati, kui luua selline reegel, siis kerkib ka selle polaarsus, ehk siis täiesti vastupidine reaktsioon, et ma nagu ei väga niisugust nagu
nimekirja keelatud ja lubatud asjadest ei tee. Oota, see tähendab, et sul ei ole nagu kuskil enam seda, et mis roll sul mängimata jäi, et mida veel peaks saama, et seda ei ole külmkapi pigem ma kahtlustan seda, et ma ei oskaks enam, sest ta ikkagi see, ma mõtlen täiesti teisiti kui näitleja selline, nagu igal tööl on oma psüühilised töövõtted, ehk siis kuidas ma sisenen oma töö eendisse, kui nii võib väljendada, või oma tegevustesse, milliseid oma isiksuse aspekte ma kasutan, tundeid, mõtteid, mis iganes. Et ma ei ole üldse nagu mõelnud enam niimoodi ja minul on vabanenud selle tegevuse alt väga palju seda kõvaketta ruumi. Ressurssi. Ehk siis ma olen kõik selle nii-öelda juba paigutanud mujale. Kui keegi ütleb, et sa nüüd paigutasid kassidesse, miks nii võib öelda, tegelikult ma paigutasin täiesti uude tegevusse, ma leiutasin iseenda jaoks tegevuse, mõtlesin välja selle elatise teenimise selle abil, mis on suhteliselt nagu selline tegevusala, mida nagu brainstormingul ikkagi välja ei mõtle. Ehk siis ma ise ka ei mõtleks. Keegi see ettevõtlusnõustaja ei öelnud sulle, et hakka kuule kasse. Ja siis konsultant ütleb, et kas sa kasse ei tahaks? Ja täpselt. Et see nagu ei õnnestu, et selles suhtes ma usun, et kõige tugevamad sellised kooslused või kõige mõjuvõimsamad või tugevamad seotud ma ei tea, kuidas nüüd nimetaks, sellised asjad, projektid, et on siis, milles on kindlasti mingi osa nii-öelda isetekkelisust ehk siis kujunemist, mingi osa mingist hetkest sa hakkad alles seda kuidagi niimoodi õgvendama ja suunama kuskil suunas, mõtestama nii-öelda, kuhu nad viivad meid. Aga see algtõuge peaks olema nii loomulik nagu looja maailma lõi, ehk siis ta lõi võtta sellest, kui sa hõõrud kätt ja siis tekib siia see mustuse roll, et ta tekib ei millestki. Alati, kus selles just on puha. Et samamoodi nagu on need ka tegevus, et ta on seal ja ta ei lähe enam ära, et ta on olemas, ta ei millestki tekkinud. Tundu, et ei millestki, selles suhtes jah, et need alati loomulikult see ei ole võimalik ja see ei õnnestu ja see kindlasti on sellel ka õnneroll ja kui tähtis on õigete asjade õigel hetkel ja õigesse kohta nagu tetrise mängusse langemine, et see on nagu suur õnn mulle, et niimoodi nagu üldse see toimis ja ma ei väsi selle üle nagu rõõmustamast ja nagu on populaarne ja viisakas ja õige ka öelda tänulik olemast selle eest, et jumala eest see on nii naljakas ja see, et see teeb mulle lakkamatut rõõmu. Võib-olla see on midagi Kohtlast, aga ma naeran iga päev seda, kui naljakad need kassid on seda tees. Et ilmselt see rõõm paistab sealt välja, ma ei oska muud seletada. Kui ma tahtsin just seda küsida, et mõelda nii-öelda õnne ja rõõmu ja selle juurde tagasi jõuda, et väga hea, et sa siia ise võtsid nii-öelda lauale selle jälle, et sa ütlesid enne, mina ütlesin, on õnnelik, sina ütlesid selline rõõm ja rahu, et aga mida sa siis teed? Kas need kassid on ainsad asjad, mis sulle nagu rõõmu toovad? Ma teen bändi ka ja ma sõidan mootorrattaga. Ehk siis ma teen kõiki neid asju, mida ma olen väikselt peale tahtnud teha, aga pole julgenud. Aga mis siis muutunud on, et nüüd julged? Sellepärast, et vaata, ma olen vanemaks saanud ja julgemaks, et siis ma olen nagu, mul on ausalt öeldes üsna paljudest asjadest, kuidas nüüd öelda, jällegi, kui ma rääkisin natuke aega tagasi inimeste elu erinevatest etappidest, seal on, jagada võib, need on noorukiiga, eks ole, lapse iga, noorukiiga, noore täiskasvanuiga, küpse täiskasvanuiga, noore meistriiga ja meistriga. Noor vanur. Noor meister, väga, seda hakkame kasutama. Et selles suhtes on see nagu, ja igal nendel etappidel on oma nagu prioriteedid. Ehk siis paljud liiguvad ka edasi, minu jaoks peaks need prioriteedid alati ümber seadma, paljudel ei ole see võimalik. Tõesti, mul on see õnn olnud need prioriteedid seada, sest kui ma ilma igasuguse nagu selles mõttes
morbiidsus, et ütlen ma, et ega mina olen nagu selle piiri ületanud täiesti nagu igas mõttes, et ma tean ja ka tunnetan seda, et mul on vähem elada jäänud elupäevi, kui ma elanud olen. Ehk siis see ei tekita minus hirmu, vaid see tekitab nagu prioriteedid. Ja teiseks ma enam-vähem juba ka kõik ei pea rääkima, enam-vähem ka tean oma võimeid ja oma nagu, mis hoiab need tegevused või need meeleolud ja need nii-öelda, see elu pakub igasugused asju, pläriseb nagu raadio, võtta seda, et ma aga tean, et ma pean, selles mõttes on mul ka valikut teha, et muidugi mõlemad tahaks, aga ma teen selle järgi, see, mis säilitab mu rõõmsa meele väiksema ohverdusega. Ehk siis ma olen nõus ohverdama millegi oma elu osast, et säilitada seda rõõmsat meelt, mida mul on elu jooksul ausalt öeldes väga-väga vähe olnud. Just nimelt rõõmu ja rahu. Mul on olnud ka igasuguseid asju, ekstaase, võidurõõmusid, selliseid tugevaid emotsioone. Aga ma ei taha neid enam. Mul on olnud tõesti, mul on see õnn ja kurbus või needus neid tundnud olla, ja see võib-olla mul selle väga lihtsam. Ega ma väga ei taha siukseid joovastavaid tundeid või siis nii-öelda emotsiooni. Ega ma ei lase, ma hoian kogu aeg siukse Raadio Tallinna tempo peal. Aga mitte Vikerraadio. See on nali, aga mis on küll tõsi, et ega ma nagu väga selliseid metsikuid, ma tean, mis see on. Ja ma naudin seda ka, aga üldiselt ma igapäevast elu ma hoian nagu, ega mul ei tõuse, ütleme, emotsiooni ja tunde vahel on seal minu jaoks see vahe, et emotsioonil on siis kehaline reaktsioon. Tundel ei ole, tundepalett on mul väga suur, see on lõpmatu, see käib sees kogu aeg, see on väga kaunis. Emotsioon on just jäme asi. Meie propageerime siin õppimist, on ju. Kogu aeg räägime igas osas, et need 50+ mitte ei ole pensionit ootav persoon, vaid tegelikult õppida midagi ja mingi asju. See on oluline, see hoiab ka elu pikemana. Ja teiseks, see hoiab ikkagi, aju on täpselt samasugune nagu, seda tuleb treenida. Seda tuleb ja mida üle 50, kõik asjad muutuvad lihtsalt raskemaks ja aeglasemaks. Ega ma ei üldse, ja kui sa hakkad, nüüd ma jõudan tahtsin tagasi rääkida, miks ma seda pikka keerutust alutasin, ületanud selle piiri, kus ikkagi mul on see apogee nagu kehaliselt, ma tajun, mul silma nägemine, kannan prille on ja kõik need asjad tekivad nagu järjest, mis käivad nagu selle meistri juurde, mida nimetatakse ealisteks iseärasusteks. Ja täpselt. Ei saa kaua istuda. Veri jääb kinni, eks. Kõik asjad on. Ja muidugi need on, aga see kõik ei ole tragöödia, kui need prioriteetid on selged. Muidugi ma vaatan tagasi esimest korda. Ma olen seda kõike teinud. Ja mõnes mõttes siseneb ikkagi nagu lõplik lahkumine, siseneb nagu siia paigale. Ma olen selle piiri ületanud, kus inimene ikkagi tajub oma surelikkust. Sest teatud elu nii-öelda eani või teatud kogemuseni. Kellel kogemus, kellel vanus, kellel ükskõik mis asi, mõnel üldse mitte, selle muutuse tekitab. Sest ma kuultasin, ega punase veini ja selle surematuse abiga need lapsed sünnivad. Ega nad muidu ei tekiks. Kui meil oleks väga palju eelteadmisi, siis oleks see üsna... See on täpselt see, mida mina ütlesin, et ma arvan, et elu oleks ammu seisma jäänud, kui me 20-selt teaks kõike seda, mida me teame. Täpselt nii, aga kui need vaevad eriti ei paina, mis on ka tõesti loomulik, et iga asi ei aja nii väga ähmitäis. Eks need on nähtud ka. Aga ma tahtsin öelda, selle surematusest, surelikkusesse liikumine, see tingibki teistsuguse vaate. Ja mul ei ole mitte mingit põhjust kellegi ees häbeneda seda, et mul on jäänud need 3 asja tegemata. Bänd, mootorrattasõit ja kassid. No ja nüüd sa sellega tegeled, on ja selles mõttes on. Ma tegelen sellega ja kui mul õnnestub nende 3 asjaga nagu täita inimesel selles mõttes need vajadused, mis tal elul on peale, et see elatise teenimine on ka nagu ikkagi
tähendusrikas. Ehk siis meie elud vajavad lisaks hakkama saamisele ka tähendust, et meie just sellisena on meil teatav kaal, kas siis looja ees või siis teiste inimeste ees, mis ei ole vähegi olnud, et keegi sulle respekti puudumise pärast kinga peale sülita, see ikkagi häirib väga palju, see on suur asi ja kui üldse ei ole ikkagi rahakopikat, siis see on ka väga suur asi, see on suur valu ja me elu on mind kasinalt elama õpetanud ja mul on see raha, kuna ta puuduse tõttu just on ta üsna siuke monomaaniline olnud ja ega mul ei ole seda praegu palju, aga tõesti mul on see ma ei ole nõus sellega päris, et muidugi inimesed räägivad erinevatest nendest mastaapidest, et kui raha ei ole tähtis, raha on ka ühest küljest teda ei ole, tõesti ta, mis tähtsust tal on, aga olemasolemise mõttes ta on üks ainus asi, mis suudab seda valu vähendada pisut. Ehk siis kõik nagu tegevused ikkagi nõuavad oma panustamist sinna. Ja ja muidugi ka võimekuseks sellest ei maksa. Mul on seda kõike nappinud ja ega teda ei saa kunagi väga palju kuskilt ootamatult juurde tulema, aga ma pidingi järelikult vabastama mingit väga suurt osa enda nii-öelda, et ma ei okupeeriks oma aju sellega, mida ma tegelikult enam väga ei taha. Ja mis mulle tegelikult, mille perspektiivitust ma enda isiku nii-öelda just nimelt selle rõõmu ja rahu puhul ei näe üldse. Ehk rõõmu ja rahu ma kindlasti ei saaks ja kui veel ei nagu mingit muud seda motivatsiooni, ükskõik siis hingelist, majanduslikku väga ei terenda hüppelist, kui on ikka häda käes, siis tuleb see, kui on vähegi võimalus see otsus ikkagi see muutus teha, sest hirm on, minul oli väga suur, ma oli ikkagi väga suured hirmud. Ehk ma proovisin igasuguseid asju, aga kuidagi see usk sellesse, et see peab ühel hetkel, mu elu peab loksuma selle rööbaste vahetuse taga ikka kuhugi ta peab sattuma. Ja eks ma pidin ka ületama väga suuri hirmi, isegi selliseid, et ja kui ei ületa, aga neela alla see. Järgmine kord paremini, neela alla. Ja kui ma kunagi enelasin ka see tõesti väga lõplikkuse hirmud kaasa vaadatud, et mul ei pruugigi tulla ühtegi meeldivat enesetunnet enam, mis on nagu väga suurt, ma peangi selle, et ei pruugigi nii-öelda kehalisi ega meeldivat sellist tunnet tunda ja isegi selle olen pidanud alla neelama. Aga see kõik, see teiseneb. Ta ei tule samasena tagasi, aga ta teiseneb, tuleb teisena. Ja palju, ja teiseks just nimelt õppimise mõttes. Iga päev on sellisel hetkel, kui kaob uudisi mu elu vastu. Siis on mäng kaotatud, jah. Näitan ka, et tunne huvi. Miks, kuidas see vesi klaasi saab? Mina kallasin. Kuidas ema, isa? Kuule, mul oli võib-olla üks selline küsimus, et tahtsin täiesti külmalt veel tagasi hüpata üks asja juurde, et huumori juurde. Mis on nagu huumor üldse sulle nagu elus ja kuidas see ajas muutunud on? Kas on erinevad naljad, kas... Ei, ma olen alati olnud selles mõttes rumala nalja sõber. Mitte ropu, vaid selles mõttes lolli nalja sõber. Et need on kõige kergendavamad. Lolli nali on võib-olla kõlab natuke nagu nii hinnanguliselt, aga tegelikult tähendab see lapsemeelset, seda lapse huumorit või õigemini täpsemalt Dalai-laama huumorit, kellel on täpselt samasugune nagu lapsel, siis tema naljad on sama nagu lapse naljad, et see on ausalt öeldes puhtus. See, mida huumor toob oma tulemusena või oma nagu vastandite, ma ei räägi siin satiirist, mis on eraldi teema, mis on juba ka naljakas, aga ta on teine asi, ehk siis ta on umbes nagu toa tuulutamine peas nali ja ma olen ka harjutanud näiteks enda näiteks ma oma kärsitust või oma närvilisust või õigemini impulsiivsuse olen ikkagi treeninud nii palju allapoole, et ma isegi
ei ropenda, kui ma haamriga sõrme pihta löön. Et ma tõesti, ma väga harva, ma hakkan naerma. Ma hakkan lihtsalt kõigepealt naerma. No vahel on see naerma kõige ka. Kui ma olen meie peaks kursusele tulema seda asja õppimaks. Et see naerma tige olla, aga ta on just nimelt naer, ehk siis ma jõuan enne, kui mul tuleb see vihapisaratest ropendamine ja nutunägu, et ma ei lähe emotsioonini, ma ei lase enda, ma tahan, et seda mõttes Rudolf Steiner, kes on siis vaimumaailma esoteeriline selline meister, mitte minu eeskuju, vaid lihtsalt ma tean teda, et kuigi väga huvitav. Ta on öelnud, ma tahan elada nii, et kuidas ma ütlen, maailm jõuab minuni, minu poolt valitud viisil, mitte vastupidi. Ehk siis see ei ole mitte nii, et ma võtan vastu seda, mida tahan, vaid ükski asi ei vii mind nagu rivist välja seda, et ma pisarad voolaksid ja roppused tuleksid suust ja verine pöial oleks ja nutt ja segamini. Et ühesõnaga miski ei löö mu maailma nagu segamini. Aga kui sa välja ütled selle, läheb kergemaks. Ma ikkagi ta on nagu purse. Ehk siis ta on energia äraandmine. Minul ei ole seda nii palju. Mina ei anna, ma hoian endale. Vaata, kui hea point on ju. Ma kujutan, see on midagi siuke fantaasia. Ma kujutan, et see libido ja elujõud, universaalne, millel ei ole nagu, ta on lihtsalt nagu elekter jookseb meist läbi. Ja kui see oleneb kuhu vastu ta puutub, mida ta puudutab, kas me tunneme viha või suurt joovastust või valu, et need on kõik märguanded. Aga kui ta nagu kuhugi välja voolab kogu aeg, läheb valesse kohta, siis ta ikkagi, tuleb see, ei tohi lasta välja, tuleb endaga hoida. See on tõsi, võib-olla see on jabur, aga ma tõesti kujutan vahele ette seda, et ega ei saa kõike, et midagi ma pean ohverdama, et saada selle, sest ega see on märgatav, et tõesti väsid kiiremini, mis see 50+, ega need hädad ei kao kuhugi, aga küsimus on, kuidas nendesse suhtuda, millise hoiakuga seda võtta, sest mina täidan, ma isegi nagu minu üle võib naerda ka, aga tõesti bänd, aparatus ja aparata, trio, dark ambient, spoken word, naisvokaal, minu sõnad, vahel ka ma siis räägin see nii-öelda spoken word'in midagi ja Jürgen Reismaa on helilooja, kolmekesi me esineme, Reti Pauklin vokaal, Taavi Eelmaa sõnad, elektrooniline, kaunis ja sünge korraga, et tegelen sellega, tegelen kassidega, et mul on nagu kuidagi see panustamine tõesti enda nii-öelda enese arendamisele. Sest keegi ütleb, et mis asja sa endaga kassidega arendad. See ei ole päris nii. Ja, kui ma sind kuulan, siis ongi täpselt, mingil määral tuleb hästi palju paralleele, on ju selliseid muutusi ka elus ja kuidagi see nagu, ma ei tea, kõnetab, lohutab ja ma arvan, et loodan, et kõikidele meie kuulajatele ka annab ikkagi seda, et see kõlab täpselt vaata niimoodi, et ikkagi seda vanust tuleb, et me hakkame elama nagu enda jaoks kuidagi palju rohkem. Ja, ehk siis oluliseks, sest oluline jääb üldiselt eluga tegemata. Oluline on see, mis meile on kaasa antud, selle ikkagi kõige tähtsam asi saada meistriks, ehk siis teha see. Ma jäägi rullima seda. Kindlasti peab mingi peigirulli. See peigirullik valmis, ükskõik milline ja selle kohta on see, ja see, kui see teeb rõõmsaks ennast ja annab jõudu, siis see ongi see. Ja minul on mõned asjad puudu sealt ja nendega ma tegelen. Ja, täpselt. Kuule, kas meil hakkab vist aeg ka otsa saama või? Kuidagi hirmuna. Ma lihtsalt mõtlesin, sa ütlesid nii toredalt praegu selle, mis annab nagu jõudu ja teeb rõõmsaks, et äkki sa tahaks veel öelda meie kuulajatele midagi sellist selle elu 50+ kohta, midagi, mis annab jõudu ja teeb rõõmsaks? Kuldsed sõnad. Edasi läheb ainult paremaks. Me oleme
minuga on täiega nõus. No nii on. Parimad sõnad. Me oleme täpselt seda, selleks me seda siia kutsusime ja see ei olnud nagu makstud asi. Kui me siit täna püsti saame tooli pealt, eks ole, pärast seda podcasti, siis on kõik hästi, siis lähebki paremaks. Ja siis oli veel ju see ka, et oota, kuidas ta ütles, et kõik ütlesid, et kõik annavad prille, et kõik nägime üldse teineteist. Ägusad, kaks valget laiku. Kelle juures ma käisin? Teil olid naised. Vist olid naised, ega enam veel kõrge häälega mehed. Üks oli ka jämedaga. See oli väga hea. Kas oli midagi veel, mis sa tahtsid öelda, mida me ei taibanud küsida? Ei ole. Minu meelest on see täitsa nii okei. Mulle hea, et jutt jooksis, et ma ei toppenud ja kui te naersite, siis läheb ikka mees natuke lõbus. Aga mis nii viga? See on kompliment ju. Kuule, siis me peame selle ametliku lõpu veel siia ära ütlema, et kallid kuulajad, me õudselt loodame, et te olete siiamaani meiega olnud ja teil on sama, ma ei tea, lõbus, õpetlik ja mõnus vestlus olnud, nii nagu meil oli Taaviga, et suured tänud sulle, Taavi. Aitäh teile, et te kutsusite, oli tore rääkida. Aitäh, Taavi, tõesti väga lõbus, ma kuulasin kohe ja mul mõte niimoodi töötas ja muidugi ma oleks küsin miljon küsimust, aga ajaliselt piiratud, aga väga palju nagu samastusin ja väga äge selles mõttes, et annab kinnitust, et kõik on hästi. No ongi. Ei pea hakkama Kirstu raha koguma veel. Ei, ja edasi läheb aina paremaks. See, kui Kirstu aeg käes, üldse sinu asi. Naised maksavad. See on sinu probleem. Nad ütlesid, et kas see oli niimoodi, et siis kui sa oled nagu, kas sa oled loll või sa oled surnud, pidi olema sama, et endal enam vahet ei ole, et teistel võib raske olla. Sellest hetkest alates ei ole nagu, me oleme juba mujal ja las nad ise sebivad, jätavad maa peale, siis jätavad. Saadavad arve. Kuulge, kuulajad, nüüd me vaikselt siis lõpetame, kuidagi ei raatsi lõpetada, me lõpetame juba teist korda, aga jätke meelde, mis Taavi ütles, et aina paremaks läheb, edasi läheb aina paremaks ja olge siis armsad, vaadake meie podcasti nii YouTube'is kui Spotify's, jälgige meid sotsiaalmeedias ja ikka vajutage neid laiki ja jälgi ja kõiki nuppe ka, et siis me ikka teeme saateid edasi teie jaoks. Aitäh, nii lahe oli. Aitäh, kena õhtut.